And I am the captain now. Shama. Let's go, Mikey TV, Mikey TV. Mikey TV. No nii, tagasi Eestis, treeninglaagrist käidud Poolas. Nagu eelnev vlogis mainisin, siis läksin 2,5 nädalaks Poola, Poznanisse, Ankos MMA-sse treeninglaagrisse, kus on palju profivõitlejaid. Ja muidugi esimene küsimus on, miks ma ei vloginud seal, siis ei lubatud, saalis ei lubatud filmida. Kui mul oleks olnud keegi nagu kaameramees kaasas, siis ma arvan, oleks saanud loa, aga lihtsalt ise panna kaamera püsti ja trenne filmida, siis seda ei lubata. Ja kuna olin esimest korda ka seal uue mehena, siis ei tundnud õige olevat hakata oma kaameraga seal töllama ja proovima saada seal videosi kätte, vaid pigem keskendusingi 2,5 nädalat endale. Ja andsin kõvasti kuuma, aga Poolaga jäin väga rahule, tase oli väga hea, paariliste valik oli väga suur, nii et kindlasti väga korda läinud laager ja koht, kuhu tahaks veel minna kindlasti. Praegu siis tagasi Eestis, nagu näete, olen kodus ja on 2 nädalat rajune jäänud, seega oleme väga lähedal juba fightini ja nüüd ongi viimased trennid veel Eestis ja siis kaalvaja võtta ja siis juba Tartusse. Nii et täna alustame kohe hommikut ühe boksitrenniga. Kiiremini puusad vaja. Ja puusad, viskan. Stoppa! Stop! Trenn tehtud ja nüüd kodus avame ühe paki. Siin sees on pusa. Näete, True Forest taga. Ka siuksed kirjad. True Forest. Shama.
Mitte midagi. Tegelikult. Jala või patt võib ära lüüa, aga selles suhtes, et nagu kätti valu ei tule. Kui sa paned raskust peale, mitte midagi. See. Kõva. Lõpetasin grupitrenni andmise, siis ma teadsin, et poisid teevad podcasti, just Pro keeris minu saali lähedal, siis mõtlesin, lähen vaatan, mis teevad seal. Hüppasin podcasti sisse ka, rääkisin ka paar sõna lõpus kaasa, avaldasin enda arvamust mingite asjade koha pealt, nii et siuke äge podcasti lõpp, nii et kindlasti vaadake 1-2 Max, episood 24 oli see meil. Hommikul käisin spetsialistil külas Kristol Nordic Hamba kliinikus ja nüüd juba Rauli juures, et paugutada kämbi viimane jõutrenn. Olen 8. Lekko. 6. Käisin just Kristus, ostsin endale rugby peakaitse, kuna mul korralikult vasak kõrv on verd täis. Nii et ma ei saa väga madalda, mul on tegelikult mingi kõrvakaitse, aga see on nii juust, et see liigub mingi üles alla ja siis maaduskäigust tõmbab nagu täiega alla üle kõrva, mis teeb räigelt haiget, nii et ostsin rugby peakaitse, proovime sellega, katsutus oli nagu tõks teha, oli päris mõnus, pluss kõrv ei liigu üles alla, nii et see oli päris hea. Proovime, vaatame, kuidas täna õhtul trennis on sellega. Tere hommikust kõigile. Kell on 9.13. Tegi väga vara minu jaoks praegu. Tavalist juba tegelikult ju. Meil on alati ringi sellel ajal, aga praegu on päris vara ja külm on. Aga tulin just praegu hommikul Pärnu maanteele Rock FM-i rääkima koos Genkaga Rajust, nii et lähme teeme selle pulli ära. Eile õhtul teile MMA-d ei filminudki, kui lihtsalt oli meil päris hea tempo peal seal poistega, ei olnud sükst hetki filmida, teate, ega te ei peagi kõike nägema, näete head ja paremat ikka Raju puuris. Aga ühte võin öelda, mu rugby munakaitse, rugby peakaitse, mis ta välja kui muna, oli väga hea, ma oleks pidanud selle juba varem endale ostma. Pole vahet, et näen välja nagu täis muna, aga see on ikkagi väga hea. Nii et väga korda läinud, 27 euri ma ütlen. Aga nüüd Rock FM-i. Silve helistas. Näed, puudud kaklusega kokku ja... 22. veebruaril toimub Tartus A. Le Coq'i spordihallis Eestis suurim vabavõitluse sündmus nimega Evecon Raju 17. Sellega seoses on meil külas 2 meest, kes siis on oma aega ja muid ressursse pühendanud sellele, et see asi kõik õnnestuks. Tere hommikust kõigepealt Henri Kõrvits, kes on siis selle mingi organisatsiooni nõukogu liige või midagi sellist. Aha, väga tore. Ja Maicel Astur, kes on võitleja. Just nii. Nimi on Evecon Raju 17, kas see tähendab 17. kord? Just nii. All right, sellele vaatamata, et see asi toimub 17. kord, ei saaks öelda, et liiga palju me sellest teaksime. Ja ikka tekitab natukene võõristust või küsimusi, et mis see toimub, et kõik on näinud filmi Fight Club, kas see on see? Ta ei ole päris see. Fight Clubis olid ka reeglid. Fight Clubi üks reegel oli, et me ei räägi Fight Clubist. Aga Rajust me räägime, nii et päris üks ühele see ei ole. Raju on ikka... Mis on kõige nõmedam löök, mida sisse saad? Kuhu kohta ja millega? Munadesse. Ja aga kui me räägime reeglite pärast, mul on selline tunne, et küünarnukiga saadest on ikka ilgelt halb tunne. Ma ütlen nii, et kõik on valus peale matši, aga matši ajal sa ei tunne, aga väga palju
täiesti vastupidi näiteks korvpallile, kus kohtunikud on nagu need, kes saavad kogu aeg möliseda kõigepealt. Sihukest asja nagu enne. No väike töötlemine käib ikka ju. MMA-s ikkagi, seal on ikka kohtunik. Sul vist ei ole aega väga kohtunikuga möliseda. Ainuke asi, kus võib tekkida sihuke mingi väike diskussioon on peale seda, kui matš lõpeb ja oletame keegi lüüakse ära, siis see, kes ära lüüakse, see võib-olla tunneb, et lõpetatakse liiga vara. Täna on seekord puuris meil profiringis Maicel Astur, mina, Kristjan Tõniste ja Raivo Kutsar. Head kuulajad, EVECON Raiu 22. veebruaril Tartus A. Le Coq spordihallis nagu Henri saadaval. Aitäh, et tulite, Maicel, loodetavasti sa võidad ja ülejäänud Eesti meestel läheb ka seal hästi. Edu jõudu. Aitäh. Vot siuke intervjuu siis Rock FM-is koos Genkaga. 15 minti aega ainult kahjuks ja selle ajaga tuleb teha nii kiire töö kui võimalik, et anda nii palju infot edasi inimestele kui võimalik. Muidugi tahaks ju lobiseda pikemalt tutvustada Eesti rahvale, kes me oleme. Aga ma arvan, saime hästi hakkama Genkaga 15 mintaga ja teie saate seda kuulata ka järgi kindlasti. Panen lingi descriptionisse kindlasti, et saate järgi kuulata seda. Nüüd koju väike Lonks Monster ikka. Kui hea, kes pole veel proovinud Strawberry. Ultra Strawberry Dreams, väga hea. Nii et nüüd koju, isegi võib-olla kerge uinak veel ja siis vaatame, mis edasi saab päevast. Kui on hetk, kui sa üldse ei viitsi, siis mida sa teed või mida sa mõtled, et viitsida? Ma arvan, et neid hetki teeb väga palju. Ma arvan, et inimesed arvavad, et neid hetki ei ole üldse või on ülivähe. Diiselmootoris kogu podiseb edasi. Ma arvan, see on minu üks trump, et ma lihtsalt suudan kannatada ja taluda seda rutiini päevast päeva. Kui on üks treeningharjutus, mida sa soovitad kõigil teha, mis see oleks? Vastupidavus, ma arvan. Kui ma muidugi ütleksin sparring teha meil, aga igaüks ei saa sparrida, see ei ole reaalne. Ma arvan, vastupidavus, ükskõik mis formaadis siis kardio. Ma arvan, et kardio on kõige alus, see on ka minu enda siis võitlusstiili üks väga oluline osa. Kas sa kuulad muusikat, kui sa üldfüüsilist teed? Kui sa kuuled, siis kas sul on oma power song, mida kuuletas, sa saad ekstra energia ajatsusse sisse? Ma otseselt ei kuula trennis muusikat üleüldse. Kui saalis käib muusika, siis ma kuulan. Tavaliselt, kui ma teen jõutrenni näiteks jõusaalis, siis ma kuulan seda muusikat, mis tuleb nendest üldkõlaritest. Aga kui ma kuulan muusikat, siis ma kuulan seda ühte laulu, mis mul sellel hetkel täiega vaibib ja siis ma kuulan sellest mingi 1000 korda. Mida me lihtsalt inimestena, eestlastena, aga maailma kodanikena saaks ära teha, et elu maailmas oleks natukenegi parem? Ma arvan, et on palju asju, aga võib-olla kõige rohkem, ma arvan, nagu sotsiaalmeediaga seonduvalt ka, et tegelikult veits rohkem oma elu, mitte pista oma nina teiste asjadesse. Kõige kahjulikum mõte, ma arvan, jääda kinni minevikku. Sportlasel on see kõige hullem, kui sa jääd kassima mingeid vanu vaite, ma ise seda viga teinud, kus sa ei lase nagu minna, sa jääd nagu kassima. Viimati pisara poetasid ja miks? Viimati pisara poetasin
ma olen pisardanud peale kaotusi, peale matšite kaotusi olen pisardanud, aga viimati pisardasin no paar korda olen lähedal pisarateni mingitel nagu väga-väga rasketel hetkedel, mitte spordiga seotud, vaid eluliselt. Aga viimati, ma arvan, niisugune õnnepisar oli tütre sünnil, ehk siis eelmise aasta 30. juunil sündis mul esimene tütar, nii et ja ainuke praegu veel. Nii et tema sünnil pisardasin. see on üllatamatu hetk, kui laps sünnib. See on midagi sellist, mida sa ei oska kirjeldada, mida sa ei kujuta ette, et sa kunagi tunned. Ja Genkaga ka intervjuu tehtud, väga ägedad küsimused Genkaga. Väga-väga mõnus intervjuu, hoopis teistmoodi kui need tavapärased on, et kuidas on vorm ja kuidas on ettevalmist läinud. Väga äge formaat, siuksed elulised küsimused, näitab natuke teist poolt fighteritest, nii et mega rahul. Üle pika aeda siuke väga-väga äge intervjuu. Käisin just Nordic hambakliinikus ja mul on uued hambakaitsmed 22. veebruariks. Shama! Nagu õige värk Eesti lipuvärvides. Nordic hambakliinik. Parim. Päeval käisin Mairot vaatamas padeliturniiril. Mairo jõudis reedel Eestisse. Seega käisin vaatamas, kuidas tema padelit mängis täna veits. Seal kaks mängu vaatasin, siis tulin ära, sest lõunasöögi aeg tuli peale ja sööma peab. Nüüd tulin koitsa, nüüd veits teen arvutis vlogi valmis ja siis juba paari tunni pärast trenni. See oli taas üle läks tänane õhtusöök, steik, 2 muna, mis see roheline on? Rukola ja 2 või noh, 1 terve tomat, 2,5 siis. Ja samal ajal vaatan ka YouTube'is Levels Fight League, Hollandi suurimat MMA organisatsiooni LFL peamatšis endine UFC fighter Jarno Errens teeb oma esimese fighti, kus sai UFC's katti ja ma olen veits seda jälginud ja väga huvitunud tema teekonnast, saab meest tagasi UFC'sse. Igal juhul sellega on ka lõppenud järjekordne nädala vlog. Meil on 1 nädal fightini, vähem kui 1 nädal tegelikult juba. Ja kui see vlog välja tuleb, siis on ainult paar päeva jäänud fightini, nii et tuleb ka kindlasti Rajust vlog, aga seda näete juba peale Raju. Nii et oska kõik pilet Tartusse 22. veebruaril Rajus 17 mmaraju.com kodulehel on kõik info olemas. Tule elab mulle kaasa ja teistele eestlastele ja mis muud kui
lükka subscribe, lükka like, jaga, saada see vlog edasi oma sõpradele, emale, isale, vennale, õele, et kõik näeksid, et Maicel Lastur on valmis rajuks ja polegi muud kui näeme rajul.